Kõigepealt on ikkagi nagu see materjali mõistmine ja sellest nagu endale nagu mingi esialgse nagu visiooni või pildi nagu maalimine. Tekivad lihtsalt mingid kujutluspildid ja aistingud, et mis võiks nagu kõnetada ennast ja ka siis publikut. Ja sellest nagu see kõik see nagu saab alguse. Ja siis koostöös nagu lavastaja ja lavakunstniku ja heli ja näitlejatega, et sealt siis hakkab nagu kooruma mingisugune täpsem joonis, mille peale siis nagu rõhk panna lavastuse kontekstis. Ja siis ongi nagu selline pidev töö leidmaks seda päris viimistletud nagu nurka või teemat, mis siis lõpuks sinna lavastusse sisse jääb. Aga siis sinna juurde veel kogu protsessi nagu ajal igasugused tehnilised pooled ja kõik see sinna veel juurde, et siis ta käibki nagu hästi, ta ei ole nagu nii konkreetselt etapiline, vaid on pigem voolav protsess, mis siis tipneb kuskil seal esietendusega. Võib-olla see, et pahatihti nagu videokunstniku puhul nagu eeldatakse, et see on väga tihedalt just seotud filmiga. Aga tegelikult see on nagu palju laiem spekter. Ta hõlmab küll hästi palju nagu videot ja filmi, aga samas ta läheb ka nagu graafika, programmeerimine, lavakujundus üldisemalt, valgus, et ta hõlmab nagu tegelikult hästi laia hulka nagu just seda meediumit, mis siis nagu pilti näitab ja mille peale näidatakse ja kuidas üldse nagu emotsiooni juhitakse. Kõigepealt on ikkagi mingisugune teatriloogikast arusaamine üldse, loo jutustamisest mingisugune arusaamine, mingi esteetiline tunnetus ja mingi visiooni või mõtte nägemine või kindlus. Pluss siis veel tehnoloogilises maailma mõttes, et lai nagu silmaring üldse, et natukene pead olema kursis üldse, mis nagu võimalused on. Lugu ja tehnika ja pilt ja visuaal. Lõpuks on ikkagi nagu partneriks nagu näitleja ikkagi, et tema nagu elab ja oleleb selles ruumis, aga selles mõttes muidugi, et samas on ka nagu ikkagi lavastaja väga suur partner just selle poole pealt, et kuidas üldse need ideed ja mõtted nagu paika loksutatakse. Ja samamoodi on suur roll siis nagu ka kunstnikul, aga valguskunstnikul. Kõik need nagu ikkagi erinevad inimesed määravad väga palju ja see on väga erinev ka muidugi lavastusest lavastusse. Mõne lavastuse puhul võib-olla on visuaal rohkem eraldiseisev nagu näitlejast üldse. Mõne puhul võib-olla ei ole lavakujundusega üldse nii palju pistmist, et on rohkem nagu selles nagu filmilik või kinolik, et see on hoopis teistsugune. Ta ei ole nagu nii seotud üldse selle lavamaailmaga või kuskil kõrval. Et neid asju on nagu erinevad, et see oleneb puhtalt ikkagi materjalist. Kaardi ja territooriumi puhul nagu hästi joonistub välja nagu selline live-video kasutamise eripära. Pahatihti nagu kiire selline filmilik montaaž ja asi selline nagu lavale nagu ei sobi ja just ka nagu kadreeringu mõttes on üldplaan nagu tavaliselt ei ole sellega nagu lava peal nagu väga midagi peale hakata, et just nagu, et sa saadki nagu just tuua selle näitleja, kes võib-olla, keda seal teispoolt saali enam nagu ei adu sellise suure plaanina, et näidata hoopis mingisugust teist rakurssi, mida nagu tavaliselt võib-olla teatris väga tihti ei näe. Ootesaalis istus 5 ootajat. Kahtlemata kõik potentsiaalsed enesetapjad. Üks luges suure huviga koomiksit. Nad ei olnud eriti vanad, mina olin oma lennu vanim.
Siis kutsuti mind sisse, mõõdeti vererõhku, küsiti mõned küsimused. Kõik võttis aega umbes 10 minutit. Ei, kõik kulges normaalselt. Ajalised piirangud olid hästi keerulised minu jaoks. Et just see, et pahatihti nagu videokunstniku puhul on see asi, et sa ei saa kõike kuskil arvuti taga valmis teha. Et just see, et tajuda, et lavaruumis juhtuvad hoopis tegelikult teistsugused asjad kui arvuti monitori peal. Et selleks, et tajuda just seda emotsiooni, mida mingisugune videopilt või seen võib edasi anda, et see nõuab vahel nagu just seda, et inimesed on läinud ja valgus on kustunud. Selles mõttes ta ei olnudki võib-olla nii keeruline nagu tehniliselt, vaid et seal olid nagu mingisugused mingid hetked või asjad, kus kui vaimusilmas nagu kujutasid ette mingisugust pilti või graafikat, aga tee selle nagu leidmiseks või et lõppresultaadini, et see võib-olla vahepeal endale nagu tundus, et nagu kiilud kinni, et ei leia seda nagu lõplikku sellist seda nõksu kuskilt. Et selle peale läks vahepeal päris palju, ma arvan, nagu mõtteid. Audi tehti penoplasti. See on nagu mõneti nagu mustkunst või maalimine, et proovida nagu tasapinnalist pilti ruumilise objekti peale suruda, siis peab paratamatult nagu valguse ja varjuga mängima. Et see ongi selles mõttes, et illusiooni loomine nagu publiku vaatepunktist. Ja tegelikult ega seal lõpuks midagi nagu rasket ei ole, selles mõttes, kui see natuke nagu adudud, kuidas päike liigub ja mis ta teeb õues. Et sellisel juhul see on midagi keerulist. Ma ei arva, et video oleks kuidagi teistest nagu lava peal toimuvatest kunstidest kuidagi kõrgemale tõstetud või eraldiseisev. Et mulle nagu väga meeldib vahel, kui peale proovi lavastajaga juttu rääkides tullakse tõdemusele, et parema lavastuse nimel tuleb otsus, et siit stseenist kaotame üldse mingi asja ära. See rõõm loobumisest, et kui sa näed, et tegelikult sellest nagu tulemus paraneb. Mulle meeldibki kõige rohkem tegelikult see, et ta nii varieeruv, et saab nagu hästi palju just nagu nende erinevate meediumite ja inimestega nagu koos nagu töötada, et just see, et sa liigud nagu sealt kuskilt nagu päris filmist sinna puhtalt juba mingisse abstraktsesse genereeritud nagu pildimaailma, mis on puhtalt läbi matemaatika, et pluss veel igasugused võimalused kasutada, sensorid ja nii edasi. Et see spekter on nagu nii lai ja see mänguruum on nii lai ja see on nagu alati hästi põnev, et kust, millega siis nagu seekord või selle lavastuse puhul nagu siis nagu see töö käib. Et just see on, et kunagi alati sa hakkad nullist, et iga uus lavastus on mõneti jälle nagu mingi uue tee või asja leidmine. See on see kõige põnevam asi.